No hei, kallid kuulajad, on kolmapäev ja meiega on stuudios Vitja Popov. Tere! Tere! Et Vitja on siis kaval mees, tema on leiutaja hingega mees, talle meeldib väga palju oma kätega asju teha. Ja siin, kinda sees on meil Vitja viimane leiutis. Ma siis näitan teile, kuidas see välja näeb. Vitja, et ehk seletad kuulajatele, et mis see siis ikkagi on? No see on väga Võtta oma kätte. Et see on siis siin topeltkäepidemega haamer, aitab lüüa väga mugavalt, võid ka ilma haamrita lüüa, et saab teha paljus asju sellega ja kõige parem on see, et siia allapoole käivad patareid ka ja siis see osa peal liigub, et soojad ja ta ise lööb. Ise lööb. See on siis nagu kui käed on väsinud juba, siis paned nupu sisse ja siis ta ise taob. Nagu automaatne võiks öelda. Jah, automaatne süsteem. Aga kus sa siis tulid sellise geniaalse idee peale, kui tohib küsida? No naine keskis mul see kasvuhoonet ehitama hakata, no sain siin selle alumisosa kokku löödud, siis käsi väsis jõle ära, ei jaksanud enam käega taguda neid naelu sisse, siis mõtlesin, miks mitte teha siuke huvitav asi. Miks mitte siuke huvitav asi teha? Jah, täpselt. Et kaua siis aega läks, et kui nagu asi valmis sai? Ei läinud aega eriti palju midagi, pool aastat siin vaikselt nikerd. Sai teha palju neid prototüüpe, aga need esimesed lagunesid laiali. See on kõige töökindlam nüüd siiani. Eks hea asi võtab ikka aega. Jaa, kaua tehtud kaunike, nagu öeldakse. Aga et kas soovi kellegi tänada ka, et on kellegi sulle kasuga olnud, et selle asja leiutamisel või niimoodi? No eks ma peaksin tänama oma naist, kes käskis mul selle kasvuhoone ehitada, et tänu temale tulin siukse huvitav idee peale. Ja viimasesse küsingi siis, et kas kasvuhoone sai valmis? Jaa, kasvuhoone on valmis ja nüüd see suvi on oodata juba kurke ja tomateid, et saab grilli kõrvale väikse sousti ka teha. Jah, aga vaatajad Vitja Popov, kaval mees Narvast, Kohtla-Järvelt, vabandust kuulajad. Ja aitäh teile kuulamast ja näeme juba nädala aja pärast. No, nägemist!